Armsad raamatusõbrad, tere tulemast Tartu linna raamatukokku. Meile kõigile head Eesti raamatuaastat ja sel puhul on meil üks traditsiooniline sündmus, kohtumised huvitavate inimestega. Oleme püüdnud valida sel aastal väga erinevate erialade inimesi ja siin olete kuulnud juba Anu Rauda, akadeemia peatoimetajat Toomas Kihot, siin on vestelnud meie linnapea Urmas Klaas ja linnakirjanik Tõnis Vilu. Kellegi ma unustasin? Sirje Karis. Jah, muidugi. Meie presidendiproua Sirje Karis oli siin. Ja ma arvan, et need kohtumised on olnud väga toredad, sisukad ja soojad. Ja täna on meie juures armastatud näitleja Maarja Jakobson ja Maarjaga ajab täna juttu meie avalike suhete juht Liina Raju. Head kuulamist ja kõik küsimused on ka lõpus oodatud. Jah. Palun. Ja peale. Jah, hästi. No nii, tere tulemast. Kõigepealt mõni sõna neile, kes Maarja Jakobsoni ei tea. Maarja Jakobson on tegelikult Tartus koolis käinud, nii et täitsa Tartu enda oma. Õppinud pärast Muusikaakadeemias, kõrgemas lavakunstikoolis ja hiljem seal ka magistrikraadi saanud ja täiendanud siis ennast Berliini kunstide ülikoolis. Ja Maarja on mänginud Endla teatris, Vanemuise teatris, Tartu Uues teatris, Kuressaare linnateatris, Teatrikodus ja veel päris mitmetes filmides. Et kui ma mõtlen siin nendele, mis mul endale kohe meelde olid Stiilipidu ja Suvitajad ja Klassi kokkutulek, aga lisaks veel ka Tühi rand ja Kirsitubakas ja siis on mõned seriaalid. Õnne 13, Kättemaksukontor ja Nukumaja. Ma arvan, et Õnne 13 on kõige kauem neist ilmselt olnud Maarja rollide hulgas, et 27 aastat oli kuskil kirjas, ma enne uurisin välja. Ja Maarjal on 4 last. Mul oli hästi tore seda lugeda, minu kõige vanem poeg on ka Johannes. Nii et räägime täna raamatutest, räägime natuke ka teatrist ja selle suve kõige toredamast etendusest Tartu 1985. Aga kõigepealt ma küsin hoopis seda, et Maarja, milline on teie suhe Tartu linna raamatukoguga? No, mina olen siit lapsest saadik ikka siin käinud, sest et ma olen Tartu maa laps. Ma olen üles kasvanud Pangodi külas, see on siis Tartu ja Otepää vahel. Põhikoolis käisin Otepääl ja nüüd on see gümnaasium on lõpuks ümber harjunud, aga minu jaoks oli Tartu 15. keskkool. See oli prantsuse keele kool ja just sellepärast, et seal õpetati prantsuse keelt, et siis ma tahtsin sinna kooli minna. Mingil määral ma seda prantsuse keelt ka õppisin 3 aastat, aga no natuke ikka saan aru ka, võib-olla A1 tasemele teeks praegu isegi eksami ära, et keelt õppimine igal juhul on kasuks. Ja hiljem koolis minu õpetaja Ingo Normet ikka ütles, et kõik, mis sa oled õppinud, et näitleja töös tuleb absoluutselt kõik kasuks. Ja näiteks prantsuse keele koha pealt võin öelda, et see on tõsi, et kui sa pead Moliari mängima, siis sina tead, kuidas neid sõnu hääldatakse, ka Shakespeare'is samamoodi, et see tõesti tuleb kasuks, igasugune õppimine. Ja ikka käisime siin, ehkki minu päris esimene raamatukogu oli Kambja raamatukogu. Selle raamat mulle tohutult meeldis. Seal oli Vaike tädi, Vaike Agarmaa, Kambja inimesed siiamaani mäletavad, see legendaarne. Ta oli siis hallipäine juba, ma arvan, 70, ühe kõige ilusama naeruga, ta alati naeris. Ja seal oli siis ahikütte, täiesti ma räägin sellisest, aga 80-ndatel oligi nii. Ahikütte, see kuidas see ruum lõhnas. Siis need raamatud lõhnasid, see tädi Vaike naer, mulle väga meeldis. Aga meil oli kodus ka raamatuid palju, sest mu vanemad on õpetajad, et siis oli nii loomulik mu jaoks. Ja siis vahel, kui inimesed tulid meile külla või keegi, et teil on nii palju raamatuid. Ja siis, kui ma käisin mujal ei olnud, mulle tundus alati imelik, kuidas see ei ole. Aga enamasti siis tollal siiski oli. Need samad raamatud olid kõikides kodudes.
Hiljem olen aru saanud, et noh, see on nii erandlik, et see ei pea tegelikult niimoodi olema, et sa lähed ja sul on nagu, et mul on seesama, noh, kõik need read, kõik Tammsaared, Shakespeare, Balzac'i meil ei olnud ridade kaupa, aga no enamasti ikkagi need samad 100 aasta rood, et jah, tolle aasta laps, telekas oli ju nii vähe multikaid ja ma tõesti lugesin, mina olin siis raamatukoi, Nina raamatus, aeti mind välja suvel, no mine välja ja siis ma kuskil jälle kuhugi peitsin ennast ära, jälle pikali raamat lahti, Pangodi järve ääres. Noh, õde ujus, mul ronis puudu otsa, ta oli pruun ja põrguline ja mina selline väike ja kõhnake ja valge, natuke venisin välja ja ma ei tea, külm. Tulin suvepäeval välja ja siis jälle olin ma Nina raamatus, et ma tõesti hästi, liiga palju mõnes mõttes olin nagu raamatus ja ma olin väga-väga raamatus, väga raamatulaps. Millised need lapsepõlve lemmikraamatud olid? Jaa, kuigi see küsimus oli, mis need on, no siis mul tulid, kõige sügavamast ma ju ei mäleta, meile loeti kindlasti, kõige see põlvkond luges, aga tulid ikkagi need 100 rahva lood, et neid ma tõesti mäletan ja Eesti omad ka, muidugi Kreutzwaldi, need Günter Reindorfi illustratsioonidega Eesti, need on mitte 100 rahva lood, Eesti rahva ennemuistsed jutud, no see oli nii ilus lihtsalt, oli raamatune ilus, ma tohutult palju lugesin ja siis neid 100 rahva lugusid, mäletan just Hiina, Jaapani omad, Prantsuse omad, siis olid need väikesed ka, need, mis on need sellised, seal ma mäletan Tšiili muinas jutud Mapuche, kes ronis vulkaanile, tuleb kohe meelde, et neid kindlasti palju, aga noh jah, kui need olulisemad või mis mulle tõesti meeles on, need on ikkagi natuke rohkem juba kooliajast, siis ma mäletan, et ma lugesin läbi Mahtra sõja, kui ma olin 3. klassis. Miks? Ma tõesti ei tea. Miks tol ajal lapsed lugesid raamatut, mis on tagantjärgi, ma saan aru, julgelt üle nende võimekuse, aga see nii tohutult köitis mind ja siis see sõda ja see ebaõiglus ja või rahvasõda, siis see sakslaste vastu see viha ja see peks mõisatallis ja kuidagi see tohutult mõjus mulle, et seda ma mäletan väga-väga hästi. Ja ikkagi mu üks täieliku lemmikuid olid Vana-Kreeka muistendid ja pärimused. Miks ma neid nii palju lugesin, ma tõesti ei tea. Ja jälle ma võtan lahti ja hiljem samamoodi, me läksin lavakunstikooli, mul on kõik need lood tuttavad, küll ma olen üllatunud, et kuidas teised ei tea, seesama Filemon ja Paukis ja või siis Niobest on jutt või Shakespeare'il viidatakse klassikalistele lugudele ja nad ei tea, mis mõttes te ei tea, kuidas te ei tea, aga siis mõtlesin, et nojah, et kõik võib-olla need nime kuulnud, aga ma just seda sama varianti ja väga mulle meeldis, mis Tšehhi autor on jutustanud, Eduard Petiška jutustatud, tšehhi keeles tõlkinud Leo Metsar, et need on ja siis aga see tuli juba natuke hiljem, ma olin juba peaaegu teismeeas, tulid kõik need 80ndate lõpus, tulid see uus väljaanne Lindgreni raamatuid. Et ma lugesin neid suure armastusega, aga ma olin nagu gramm vanem juba, Roonjat ja kõike mu õde, tema elas ainult Roonja maailmas, see Roonja, see mõjus talle vennad lõvisüdamed. Et jah, et need olid, Muumitrolli mäletan, ema ütles, et loe seda. Et iga midagi pole teha, ema ütles Muumitrolli. Ja siis ma teen selle raamatu lahti ja see algab mingisuguse juraga, mingisugused jõulud on kadunud, nad nimetavad seda jõuludeks, keegi on kuskil kadunud ja ma panin selle raamatu kinni tagasi. Mõtlesin, see on mingi täielik jama, et see tõesti tundus mulle. Ja Muumitrolli ja Muumid ma avastasin, ma olin rohkem kui 20-ndates hoopis teiste raamatute kaudu ja nüüd ma väga armastan seda ette lugeda, mu lapsed on väga-väga, nemad on kuidagi muumid, et mitte niivõrd Lindgren, kuivõrd minu laste põlvkonda kõnetavad miskipärast muumid rohkem. Ma ei tea, miks praegune põlvkond ei loe Lindgreni, ma loen ja kuidagi nad nagu ei haagi, ma näen ja teki seda elevust. Pipit muidugi, Pipit ema luges ka, mäletan siis, kuidas ta luges. Et mis veel, Sipsiks oli nii ammu, et see oli nagu juba ammu, aga Sipsik kindlasti oli, et see ema isa lugesid, seda sai loetud. Jah, nagu see tulevad ette. Hilisemad siis juba nagu varateismeline on see Kadri Kasuema, seda mäletan ka väga-väga, olen palju lugenud. Minu mees, kellega ma nüüd oleme peaaegu 20 aastat koos, räägib sellest, kui jube see oli. Ja siis ma saan aru, et igal asjal tõesti on nagu 2 vaatenurka, kui sa teismeline tüdruk või seal teismeline poiss. Teismeline tüdruk, kes loeb vabatahtlikult selle ammu enne seda läbi, kui see on kohustuslik kirjandus ja siis, kui see on kohustuslik uuesti ja siis veel korra. Ja siis see teismeline poiss, kes ütleb siiamaani, räägib, kui jube see oli, et see tõesti õudne. Et temal ei ole see üle läinud. Et see just ei ole. Ja ta on väga suur raamatulugeja, väga armastab lugeda. Aga Kadri Kasuema ja mulle tõesti meeldis. Ja siit see kuidagi see
see sõjakaja selles, kuidas Kadri selle, noh kõik, kes siin, me ju kõik, ma ei pea pikalt seletama, see kasvataja ja siis kuidas nad arvasid, et tal on sõjamälestus, et ta on sõja pärast nii närviline ja siis see, et see sõda oli ja kuidagi see sõjakaja oli selles raamatus sees minu jaoks. Et see on selline. Võib-olla tõesti, et on poistel ja tüdrukutel selles vanuses erinevad raamatud, mis kõnetavad, et eile oli Karlovas Urmas Vadiga kohtumine ja tema ütles, tema jaoks olid Paldänava poisid need ja samas mina mäletan enda noorusest, et minu jaoks Paldänava poisid ei olnud selline raamat, mis mind kõnetas, et pigem jah, just Kadri ja Kasuema, et võib-olla see kuidagi see, kes need peategevalased on ja kuidas see nende dünaamika on, et kõnetab erinevad poisse ja tüdrukuid. Kellega sa samastud, aga mulle Paldänava poisid, ma ka kohe, Urmas, me oleme ju peakaaslased ja ta oligi minu abiga, mehe Pauliga ühes koolist, mäletab Urmast väga hästi, igamine loru oli, õppimisega läks tal väga halvasti. aga ma mäletan, kus ma nutsin, kui Nemetšik suri, et seda, see tõesti see. Ja see siiamaani ajab mind nutma. Kui ma kas loen või lastega käisin teatris, see Nemetšeki surm, see on, või see väikese tähega kirjutamine, need detailid ja see ikka niimoodi, ongi. Tõmbad selle sahtli lahti, emotsioonid, kõik tulevad tagasi. Et selles mõttes see kõnetas ka. Ja Kevadet muidugi lugesin, aga meie põlvkonnal käis ta koos filmiga. Et seal ta ei olnudki ei olnud mingisugust vahet, ma olen mõlemat lugenud, et nad olid nii koos kuidagi, et see film ja loed raamatut, juba muusika, juba on, et viiul juba mängib. Et need olid sellised. Kas ma lähen siis siit veel, vaata, kui ma kõik raamatud, mis olid olulised, siis 7. klass, mina ei tea, ma tohutult armastasin ajalugu, Egiptust ja Rooma ajalugu. Ja sellised 2 raamatut, nagu Richard Gravesi Mina Claudius ja Jumal Claudius. Palusin välja otsida, ma ei tea, teil on ilmselt igast asju välja otsitud. Aga et see ei ole just kõige tavapärasem. Ja see oli mul niimoodi peas, need mõlemad raamatud, ehk see Mina Claudius isegi rohkem, ma võisin suvalises, see on ainus raamat, mida ma olen elus niimoodi lugenud, et ükskõik mis kohas võtan lahti ja läheb edasi. Nüüd ma enam ei mäleta, siin ei ole isegi nagu neid otsest kõnet, ta on ainult jutustav. Miks see mulle niimoodi meeldis, et ma lugesin seda üle ja üle ja üle, aga midagi selles. Praegu vaatan, et jätkuvalt hästi kirjutatud ajalugu, nagu ajalukku sisse minek. Et see mulle lihtsalt meeldis. Ja see Jumal siis ka, kui sellest Claudiusest, siis sellisest äbarikust imperaatorist, pärast Augustusest saab siis, ta oli järeltulija ja see on see aeg, kui temast saab siis keiser ise. Ja päris elus, ta oligi Rooma valitseja, aga ta lõpp oli vist üsna õnnetu, ma arvan, ta naine mürgitas ta vist ära või ühesõnaga nagu nende keisritega seal läks. Ja siis mulle meeldis väga selline raamat, ma ei tea, kas on kellelgi ka tuttav, Anatoli Varšavski Pärlikee. Ja ma vahel mõtlen, et ma vaatan tänapäeva laste raamatuid, ma ju ostsin ka, üks mu poegadest ka väga armastas siiski ajalugu ja kõike. Ja siis ma vaatan, missugused raamatud neil on ja mõtlen ise, siin on ju Tarreius hauakambris. Või siis need samad hallid pildid. Ma mäletan Veneetsia seda Püha Markuse väljakut, mida ma olen siis siin vaadanud piltide ja piltidega ja ma teadsin, et ega ma sinna nii kunagi ei saa. Et need on pildid ainult ja ega sinna ei saa, kui ma siis päriselt seisin seal Veneetsia väljakul, siis ma mõtlesin, et see on päris, siis oli ikka päris rabav. Siin ongi selline foto oli Totšide palee öösel. Et see oli mulle nii meelde jäänud. Ja see oli huvitav, see oli tohutult huvitav. Me praegu vaatame ka hästi kirjutatud just kuidagi emotsionaalselt. Ja tühja sellest, et pildid olid mustvalged ja hallid. Et minu siin samamoodi täiesti hall, et kui head on tänapäeva pildid ja kõik on ju olemas, aga fantaasia ja igatsuse äratamiseks sellest ju täiesti piisas. Olete jõudnud Veneetsiasse? Jaa, mitmel korral. Käisime ka Veiko Õmbu filmiga Sügispall seal ja siis varem ja 3 või 4 korral olen ma käinud Veneetsias. See oli üks mu lemmikkohti tõesti on jäänud. Ja Egiptuses endas siis, kus siin on kaasa, Abu Simbeli juures ma ei ole käinud, aga Egiptuse selle nende juures. Et see on väga, et see meeldis väga. Ja siis ongi juba, ma arvan, üks kõige, ka kunagi ammu raamatupoe jaoks, Raekoja platsil oli raamatupood nimega Chrysostomos. Siis seal aastaid tagasi seal olid, isegi minu pilt oli ka, paluti pildistada, et võtke oma lemmikraamat kaasa. Ja seal ma olen ka 100 aastat üksildusega. Et kuidagi siis see põlvkonna
kellel on, minu ema ütles alati, et temal oli Meister Margarita, abikaas ütleb mulle ka, tal on Meister Margarita ja minul on 100 aastat üksildust. Kuidagi on see raamat, mis mingis vanuses siis niimoodi ka nagu mõjub sulle emotsionaalselt ja igal tasandil ja kuidagi see Marquesi, ega see Meister Margarita samamoodi on tegelikult ju maagiline realism, võiks täpselt samamoodi see žanri määratlus öelda, täpselt samamoodi. Aga jah, minu jaoks on see, veel hakkas midagi tulema ajus hoopist, mille kohta ma tahtsin öelda, üks mu lemmikuid. Ei tule, läks tagasi, mis siis ikka. Mis selle raamatu juures teid kõnetas? See on see, ma just mõtlen 20. algus ja siis see noore inimesel on see üksilduse tunne on nii tugev, et sa nagu kasvad maailma, aga sa oled nagu see eraldi olek. Ja kuidagi hästi kaua läks mul aega, sõpru ikka oli, aga kuidagi oma kaaslase leidmiseks, ma olin peaaegu 30, enne kui mul tõesti keegi püsiva mu kõrvale tekkis, ma hästi kaua tajusin ennast hästi üksi olevana ja kuna see raamat sellest räägib, on ju, et kogu elust hoolimata, siin on ju 100 aastat tohutult intensiivselt elatud elu, on selle kõige taga ikkagi need inimeste kuidagi see üksildus ja midagi selles nii kõnetas mind, kuidagi tundus, et see on see ja siis see hiljem on aru saanud, seesama ikkagi see maagiline mõtlemine, et hiljem või nüüd inimene elab ju nii pika elu, et ta jõuab ju mitu tiiru läbi käia. Et nüüd ma tunnen kuidagi, eriti pärast koroonaperioodi ma muutusin natuke nagu, või laste saamine ka tõi mind rohkem maa peale tagasi, ma kuidagi mõtlesin, et kuidagi mul on nagu parem või ka sõda on teisipidi. Nägin, kuidas üks meie kooli lapsevanem tegi lastele, tulge riigikaitselaagrisse, sõjaväelane räägib, sõdur räägib põhimõtteliselt, kaitseväelane, kaitseliitlane. Issand, kus meeldib kuulata, kõik on konkreetne ja selge. Nii, tulete, buss, siis on varustus, siis on need maha, teete oma tervituse, siis on roomamine, siis on püssid. Ma kuulen ja mõtlen, issand, kui tore, mingit jama ei ole. Et ühesõnaga, mingit segadust või udu või ei tea, kas on see, võib-olla see hoopis teine. Et kuidagi hetkel ma olen pigem selles, et mulle meeldivad lihtsad, selged asjad. Aga 20-ndates mulle väga meeldis see just, et asjad on sellised hämarad ja mitmeti tõlgendatavad. Müstilised. Ja samas on see minus nagu alles ka. Aga hetkel mulle tundub, et ma saan paremini maailmas toime niimoodi, et ma olen nagu 2 jalaga hästi maa peal. Aga jah, siis ta oli selles. Ja ma ei ole tõesti seda üle lugenud pärast 20-ndaid. Et kuidagi see on jäänud. Jaa. Mida te oma lastele nüüd loete, et või need suuremad loevad kindlasti juba ise, aga... Need loevad nii nagu tänapäeva lapsed. 4 raamatut on vaheajaks, minu üks lasteõpetaja on siin. Vaheajale, siis ma juunikuus toon need raamatud välja, ütlen nii juunis 1, juulis 2, augustis 3. Ei ole nii, et augusti keskel avastan, et kohe hakkab pihta. Kas sa oled täna juba lugenud? Ja siis aga see hakkab neile meeldima. Ma ütlen, sellest on kasu, et ma käin ja jälle küsin, kas täna 20 lehte on läbitud. Aga mitte niimoodi liiga pressides. Et praegu kõige väiksemale, kes on siis 6, hetkel loengi muumiraamatuid ja alustasin täitsa otsast. Et me käisime suvel Muumimaal ja alustasin sellega, et see kõige esimene raamat, kuidas muumid lähevad üldse, jõuavad muumiorgu. See on enne Saba tähte veel ja mul ei ole pealkiri praegu meeles. See on alles nüüd ilmunud, selle lugesime läbi ja siis nüüd loeme seda Saba tähte, mille, ma ei tea, kas te teate seda, et see Tove Jansson kirjutas 40-ndatel sõja ajal. Ja see Saba täht on see sama sõjavari, mis kogu aeg on, see paine ja äng, mis on selle kõige kohal ja siis see lootus ja igatsus ja siis see, et me jõuame sinna muumiorgu, et mamma tuleb ja ütleb, kõik on hästi ja mul endal tuleb liigutus peale. Ja kuidas nad peavad ikkagi kogu oma jõu kokku võtma, et kõigest sellest läbi minna. Et siis praegu loeme seda. Aga muidu ikka kõike. Alates seal Sipsikust, samamoodi Lindgren, mis ma näen tänapäeva lastel, on raske, muinasjutud on neile rasked. Need laused on pikad, see keel on vanaaegne. Kohati lihtsustatud, aga mul on jälle tunne, et kuidas ma seda lihtsustatud. Mul nagu endal, minu sisemine, kuidas ma niimoodi ära lihtsustan, ma ei salli seda lihtsustamist ka väga. Et siis ma natuke lugesin, et sellised väiksed vihikud. Ja kuidagi, väga palju lugesime siiski seda, Grimme. See paks Grimmid, mis on hästi erinevad, tõesti ikka palju. Ja siis Jip ja Janneke.
See paks raamat, kus on, ma ei tea, 400 lugu ja need on sellised, ütleme, 3-4-aastastele. Ma arvan, teie, kui te võib-olla lapselapsed või järgmised põlvkonnad teavad, see on 2 5-aastast last elavad Hollandis. See on Annie Schmidti raamat, kes on kirjutanud ka Viplala. Ja nemad on siis kõrvalmajas. Mis mind üllatab on see, et seal pole õdesid ega vendi. Ja aastad on 60-ndad, juba on üksikud lapsed ainult peategelased, aga no hästi. Võib-olla hiljem tuleb, aga veel on hobused, prügivedaja hobuse, 5-aastased lapsed, kes käivad ise nurga peal poes. Suur tüli tuleb sellest, kui nad lähevad prügivedajaga kaasa. Et see maailm on selline, nagu mina tundsin, aga praegu 5-aastane laps läheb tänavale poodi, siis ma ei ole kindel, naabritädi ei helista, kas mulle või ütleb polist, miks ta tänaval on. Et ma elan nii vana ihastes ja seal, nüüd ma 6-aastane käis just eile poes, ütles, ma tahan minna ja me lubasime ja ma olen väga uhke ta üle ja mina luban. Aga mul on naabril, kellel on esimesed lapsed, tema ei luba, sest tema meelest on see liiga vara. Ta on juba teises põlvkonnas, ta on 30-ndates, et ma näen, et siin on juba need, kes ei ole ise samamoodi kasvanud, nemad ise ei luba oma lastele ka, me liigume sellesse ja tegelikult see minust kahju, sest Eesti tegelikult on turvaline. Ühesõnaga, Jip Jannekest, sipsikut palju, mis veel, ma hästi püüan, et oleks neid Eesti asju ka, aga kuidagi need kaasaegsed Eesti lood, siis ma loen neid ja siis nad on sellised, jäävad natuke hammaste vahele kinni, et see kuidagi, Pervik on absoluutne meister ja siis teistel on mõtlen, et siin see stiil või lausestus aga loeme muidugi neid Supiline salaseltsi asju. Need on ka täitsa hästi loetavad, aga ka ütleme, et mõni on kergemini loetav ja mõni on nagu, mõned jupid on nagu, ütleme, ta on ebaühtlasem stiililt, et on kuidagi tunda, et need oled nii ära harjunud nendega. Ja siis praegu on Muumid, Jip Janneke, Grimmid, hästi palju, Lindgrenid, ka Kristiina Kassi, Käru Kaarel on meil, ma vaatan, mis on, aga ikka ma Runneli luuletusi, sest minu lapsepõlves ema luges luuletusi ja siis ma ikka lihtsalt loen jõuga, et ma loen jälle luuletusi vahel õhtuks ette. Mitte jõuga, aga ütlen, me loeme luuletusi Ellen Niidu Midrimaad ja seda Ellen Niidu kogumikku, sest mulle endale tohutult meeldis see. No nad väga ei hinnanud seda, ma pean ütlema. Aga mis siis ikka? Ma ikka loen. Tõesti, ma olen kõik need aastad, mu vanem poeg saab 17 ja sellest saadiku on 2, ma 15 aastat järjest lugenud praktiliselt igal õhtul. Väikeste vahel. Mina olen rakendanud seda taktikat, et see raamat, mille kohta ma arvan, et ta võiks seda lugeda, see on oluline teada, aga ta ise ei taha lugeda, et siis ma võtan selle ette lugemiseks, sest kui mina loen, siis ta ju kuulab. Siis ta ju kuulab, jah. Ja, et praegu me loeme niimoodi Karupoeg Puhh ja minu kõige noorem on 10, et Puhhiga oli temal ka sama lugu, et kui ma andsin endale raamatu pihku, et näe, loeb, oota, kui põnev raamat, tundus, et ei kõneta. Aga kui ükshaaval võtta need lood, väga toredad. Ja Puhhiga, meil on Puhh on Anu Lambi, see on meil autos kuidagi, on autode kaaslane. Anu Lambi loetud variant, see on lihtsalt nii suurepärane, kui hästi ta on sisse lugenud. Ma olen seda ju nii palju kuulnud. Või siis ka täiesti tuli uue põlvkonnana või uue ringiga tagasi need Onu Remuse lood. Et nüüd mu kõige noorem autosõitude ajal kuulab Onu Remuse lugusid ja Tõnu Aav jätkuvalt see meisterlikkus on ikka uskumatu. Et kuidas ikka 30-40 aastat vanad, väga-väga meisterlik. Ja ma samamoodi, ma ju kuulasin neid oma lapsepõlves, rõõmuga kuulan jälle. Et ikka palju, jah, ikka, ma arvan, et üle igasuguse kestmise. See tuli nüüd see audioraamatute teema kohe siia kõrvale, et kuulate te rohkem raamatuid või loete? Sellest saadik, kui ma lapsed sündisin, eriti mitte kumbagi, ma tõesti püüan aeg-ajalt lugeda ise, aga kuulamiseks ma olen liiga kärsitu. Ma loen nii palju kiiremini ja mul ei ole nii pikki sõite. Kui ma Tallinnasse sõidan, siis ma nii naudin seda, et keegi ei taha mitte midagi, ma ei tee üldse mitte midagi, mul on täielt vaikus autos. See on minu see puhkehetk, vahel kuulan seda muusikat, mida ma siis tahan kuulata. Ei, ma peaaegu ei kuula. Ehkki ma nüüd olen hakanud ka ise sisse lugema ja see meeldib mulle väga. Näitleja tööna väga meeldib. On just hiljaaeg on küsitud alles 1 või 2, et ma alles nüüd ootab mind üks Krimka järgmine nädal. Nii, mida te hakkate sisse lugema? Ma pean seda vaatama. Piparkoogi maja ja veel mingisugune Emily Wiksted äkki. Ühesõnaga mingisugune kaasaegne Krimka oli. Ja mida te varem olete lugenud sisse? Ma olen lugenud sisse sellise psühholoograamatu, mille nimi oli Kuidas manipulaatorit ära tunda. See oli väga huvitav mulle endalegi, tõesti huvitav oli lugeda. Ja siis lugesin filmi Piivajärve 8 nägu on tehtud ühe Austria kirjaniku Max, see nimedega on tõesti, see on täitsa jube, umbes 45+. Kas siis on teie mälu nagu täis? Mul on tulnud uued asjad enam ei Doubt and Day.
no täitsa õudne. Ja see on kõige lihtsamad asjad ja ma takerdun ühesõnaga selle raamatu Viiva Järve 8 nägu, ma lugesin ka audioraamatuna sisse. See on väga ilus raamat, et võib täitsa kuulata ja seal on ka lühikesed lood nagu novellid. Selle lugesin. Jah, need 2 või 3 olen lugenud. Et kes siis ei ole veel lugenud, võib võtta hoopis kuulamiseks mõne faili. Kui nüüd rääkisime teie lapsepõlvest ja laste lapsepõlvest, siis sinna lapsepõlve jäi ka see aasta 1985, millest see aasta oli Tartus Uue Teatri üks väga huvitav ja mitmekülgne etendus. Ma küsiks korra publikult, et kes on seda etendust näinud, tõstke käsi? No, ikka paljud. Päris paljud, mina ka. Et see etendus oli selles mõttes... Mind kõnetas nagu mitmel tasandil, et kõigepealt selle koha pealt, kus ise natuke ikka mäletad ka seda aega Tartus ja seda Tartut. Aga seal oli nagu hästi palju sellist inimlikke ja psühholoogilisi momente, et eriti see, kus te jalutasite seal tulevases juurukoha peal ja meenutasite neid asju, mis seal varasemalt olid olnud ja kuidas see linn tegelikult on muutunud ja kuidas need inimesed mäletasid ise seda kivitassimist. Et nagu need selliseid hetki, mis seal hinge läksid, oli väga palju. Ma loeks selle koha peal ühe lõigu, mis ütles Sirbis Kaur Riisma selle etenduse kohta. Ta ütles, et lavastuse tegelased on põnevas olukorras. Nad on sigitatud, kasvanud ja elavad süsteemis, mis on mõistuse vastane. Aga miski pärast endiselt veel toimib. Niisuguses ebaloogilises ruumis ebaloogiliselt käitumine tähendab aga süsteemi mõttes loogiliselt käitumist. Eitus hakkab süsteemi jaatama. Selline inimene võib astuda parteisse, rääkida inimnäoliselt küüditamisest või hakata nuhiks ja tema käitumine on talle endale loogiline. Praegu tundub imelik, miks kirjanik igatseb, et ta ära keelataks, aga lavastuse ajas on see iseenesest mõistetav. Siis natuke hiljem kirjutas ta veel, et mul on eelnevast lähtuvalt tunne, et lavastuse meesnäitlejad kipuvad mängima pigem tähenduslikkust. Võrreldes naistega, kes aduvad paremini seda põhimõttelist, ei miskit tegelase sees ja ümber. Maarja Jakobsoni ja Eliise Metsanurga tegelastes on mingi selgelt aimatav ja raskesti sõnastatav nüansseeritus, miimikas, kehahoius, žestides. Nad justkui seisavadki vaikiva maailma ees oma küsimuste ja probleemidega. Neis paistab selle ajastu ja keskkonna irratsionaalsus olemuslikult välja. Pole midagi koomilisemat kui tõsidus ja meeste mäng on heas mõttes tõsine, nad valdavad materjali, keha ja teksti. Nad tunduvad analüütilised ning nende stseenid on sageli naljakad. Metsanurga ja Jakobsoni rollid on ambivalentsemad. Mulle näib nähtud etenduse põhjal, et nad mängivad rohkem sündmusele seljaga. Siit läheb veel edasi päris pikalt, et see oli üks väga põhjalik ja sügav arvustus. Aga ma küsin, et kas te ise tunneteste ka seda, et oli see siis nii, et mehed nagu märkavad rohkem seda, mis siin on see analüütilisust ja nii edasi, et naised on rohkem ambivalentsemad ja mängivad rohkem sündmusele seljaga? Ei, kindlasti mitte. Kui see on huvitav, minu enda jaoks oli vahe selles ikkagi vanuses. Et kui ma noori vaatan, muidugi kõik on head näitlejad, kõik mängivad ju asjad ära, mis lavastaja annab, mis materjal annab, aga et nagu sellest nagu olemusele pihta saamine, mida see nõukogude aeg tähendas, nad ei saagi saada, et see on midagi, mis on naha all. Aga mina sellesse ritta lisanud ikkagi helguri ja et selles mõttes on vahe sees täiesti minu jaoks on see, ja väga paljud inimesed ütlesid ka seda, et ikkagi see vanemate, et annab nagu selle teise või selle tunnetuse, aga ei, iga näitleja küpsetab ja sa oled seal lavastuses, ma ei oska kuidagi kõrvalt niimoodi öelda, protsessis sa oled oma asjadega nii, nagu sul on oma asjadega toime vaja tulla, see, kuidas teised oma rolle lahendavad, kust mina tean. Ma ei oska seda, see on täpselt see, mis on kriitiku ülesanne, seda siis pärast tõlgendada või mõtestada või sellele mingi teine veel anda, näitleja seest ei oska seda kunagi anda. Ja, aga see naiste stseen või see on minu enda jaoks ka, see on nii, see on mu jaoks nii puudutav ja ma olen seda see on huvitav, Ivar tegelikult on sündinud Tootsis. See on turbaasula, ta oli täiesti nagu ütleb see tööliste asula ja seal tema lapsepõlves öeldi niimoodi, et ega seda kooli ei ole nii väga vaja, et labidamehi läheb, et mis sa ikka õpid, labidamehi läheb alati vaja.
et seal see õppimine ja kõik, et on täitsa, aga tema isa oli siis seal, nad olid siis samamoodi vanemad olid siis, kas nad olid raamatupidajad või insener või midagi, siis nii-öelda nagu selles süsteemis ka siis nagu see haritumine ja intelligentsi poolt. Aga muidu see on selline tõesti turbatöölised, turbaasula. Ja siis ta on siia Tartusse sattunud ja kuidagi see armastus, ma olen ju kõiki neid lavastusi koos, me oleme koos teinud, ma olen seda Irdi tegime koos, Endspielist hakkas see kõik pihta, et kuidagi see armastus Tartu vastu, ta hullult hästi tajub seda Tartut ja kuidagi ta on nagu valinud või kuidagi nüüd nad elavad aastaid juba siin, et see on hästi, et selles mõttes see kõnetab mind väga, et ma ise armastan samamoodi Tartut, ei ole saanud teoks, aga võib-olla ühel päeval saab, siis kui Eesti Vabariik sai 100 ja oli konkurss seriaalidele, siis ma esitasin ka sinna idee, see ei jõudnud küll kaugele, aga võib-olla ühel päeval võib veel jõuda. Ja see oli siis ülikoolist, selle pealkirjaks on Suur kool ja eestikeelse ülikooli loomisest. See idee kirjutada, alustaks siis aastaks 1914 enam vähem, kui maailmasõda algab ja kuidas see ülikooli varad evakueeritakse Voroneži. Ja sealt ma olen ka pärast seda, ma olen suhtunud natuke teisiti, kui venelased ütleb, me ei anna tagasi, see on meie oma. Neil ei olegi päris, see polegi päris vale, see ei olnud eestlaste oma, see oli keiserliku ülikooli vara. Et ma ei tahakski tagasi venelaste käest, seda olgu õnnelikud oma sellega. Ühesõnaga nad viisid minema siit, mis oli vähegi võimalik, oli teada, et sõda tuleb, aga eestlased, räägin see fakti vahel, et tegid juba tol ajal rehepappi, et pooled kastid pandi raamatuid, mis pandi peale ka, alla pandi telliskivid ja pandi, mis pandi ja siis saadeti ära. Et nad peitsid varasid ära ja hoidsid alles väga ka väärtuslikke asju. Et see seriaal oleks alanud sellest punktist ja jõudnud siis 32 aasta välja, 15 selline, aga seda oleks palju raha ja seal olid siis erinevad tegelased, et Eesti noored, kes siis seda riiki ja haridussüsteemi üles ehitavad. Et siis ma süvenesin väga Tartusse ja iga inimene, kes süveneb vanasse Tartusse, see käib läbi mitu faasi. Kõigepealt on siis see leinafaas, kui sa päriselt näed, mida sõda tegi. Kui sa iga päev siin elad, sa kuidagi harjud ära selle pargi ja kõigega. Me teame, et oli sõda, mingid pildid on olnud, aga sa kuidagi ei ela sellesse sisse, aga kui sa päriselt lähed ja võtad selle raamatu ja siis ma oma sõpru hiljem, oma sakslastest sõpru, olen siis teinud neile siin ise hakanud giid, ütlen, tule ma näitan sulle, kuidas see linn on muutunud, näed, siin oli see nurk, vaata, siit on pooled majad läinud, 60%. Ja siis see lein, see niimoodi valdab sind, et see on nagu lihtsalt kogu see park ise, see kaubahoov. Et selles mõttes see stseen oli tohutult oluline mu jaoks ja kuidagi mul on tunne, et need noored tüdrukud, et nad ei saa veel aru asjadest, nad ei ole veel kaotanud. Ja see käimasolev sõda, ma olen palju suhtlen Ukraina pagulastega, mul on ise naised, isse ma hakkan nutma jälle, kes ütleb mulle, näed, et need linnad, et mul oli 2 korterit seal linnas, see on põlve kõrguseni ja ta oli juba teist korda elus pagulane ja ta on jälle kõigest ilma. Et ma näen, kohtan inimesi, omavanused naised, kes on jälle ja jälle ilma. Ta on üles ehitanud ja ta on jälle ilma ja see võimalus on nii siin naha all. Ja siis seepärast on see Keskpargi lugu mu jaoks nii oluline kuidagi olnud. Ja samas, kui ma sain seda siis mängida, meil oli 10-18 etendust, korda 3, ligi 40 korral siis, mina olen Matas väga nõrk. Siis ma kuidagi elan selle leina nagu ära. Mul on kuidagi tunne, et ma olen saanud nagu ära leinata selle vana Tartu. Ja mul on tunne, et me peame ühel hetkel selle lõpetama ja minema edasi. Ma hästi kaua leinasin ka seda Kivisilda, kogu seda ühendatust, aga nüüd ma mõtlen, et äkki me ei peaks mõtlema seda, et ühe päeval ehitame Kivisilla tagasi. See oli samamoodi keiserliku riigi maantee ja laevamehed ütlevad näiteks, et Supilinna ujutused olid väga tugevasti põhjustatud sellest, et see Kivisild oli nii paks ja see jää jäi sinna taha kinni, meil pole enam selliseid talvesid, aga see Supilinna ajalooliselt üle ujutas ja miks ta enam ei ujuta on see, et meil ei ole seda Kivisilda, seda takistust, tammi ei ole enam, et see oli iga kevad jäi sinna teele ja siis ta tuli. Et võib-olla, aga see praegu see Kaarsild on ka natuke selline nagu, võiks ka, ühesõnaga, me peaks edasi minema. Aga kas see just Siuru on, siin ma jään ka jälle, mul see Siuru kuidagi, ühesõnaga mina ei tea, ma tõesti ei tea, aga ma istusin sealt kevadel ja sügisel selles pargis, ma näen, milline elu seal käib, see on väga kahtlane elu, ma ütlen teile. Pooled õhtud käib meil see Siuke Slavjanski basaar, seal on see täitsa uskumatu, venelased tules nad kaklevad, siis keegi kuseb, ma tunnen nagu uriinilõhna sealt minust meetri kaugsuses põõsas, siis neil on need valjuhääldid kaasas. Vahel on selline tunne, mis asi, ja see on täpselt nii kui päike kukub, nii et inimesed tulevad, siis on seal rebased,
siis käis meil pea üleõhtul käis politsei, siis oli seal üks selline kaklus, et see oli inimestele nagu jäi vaatamata, seal tuli kiirabi. Ja see inimene, seal oli selline kaklus, et see oli õnn, et ära ei surnud. Aga kujutate, me mängime seal, meil on siin 500 inimest vaatab ja põõsast taga tapetakse inimene ära. Me olime nii lähedal sellest, kui jube see tegelikult oleks olnud ja kui palju ta võtaks ära sellist nagu turvatunnet meie oma eludest. See tüüp, kes sinna peksma läks, see tuli, ta oli nagu jõmm, need juhtisid ta mööda. Et see, ühesõnaga, see ei ole adekvaatne linnaruum, sellega peaks kindlasti midagi ette võtma. Et see keskpark ei ole turvaline linnaruum, ta tõesti ei ole. Et midagi peaks taga tegema, aga ma ei tea, kas ma ei oska öelda, ma sellesse ärme sinna üldse lähme. Ärme sinna lähme. Aga ma arvan, et Matteus omal ajal oli väga tark mees, kui ta ütles, et ärme seda Vene linna, muidu meil oleks üks Sillamäe siin, see, mida Nõukogude võim tahtis teha Tartuga, need suured marssimiseks väljakud, Hruštšovkad, nagu Turu tänaval kõik, see oleks jube. Ja me ei saaks neist lahti ka, me ei saaks neid ju lammutada. Meil üks teine Narva. Narva on teine koht, kus sa käid, Narva valu. Selle ma avastasin alles nüüd hiljaaegu. See valu, mis Narvas tabab Eesti inimest, kui sa võtad lahti, siis need vaated, see on lihtsalt jube, See on, et selles mõttes Tartus läks isegi hästi, aga et ootame võib-olla natuke veel. Ma oleks väga selle vana, et äkki tulevad veel natuke paremad ajad või veel paremad mõtted või, et jah. Ma küsin nüüd ühe küsimuse, mida küsis teilt Raimu Hanson kevadel. Et neile, kes ei ole seda etendust näinud, ma seletan korraks ära, et lava oli jaotatud 3 osaks, 3 tribüüni oli pealtvaatajate jaoks, pealtvaatajad liikusid erinevate tribüünide vahel igal vaatusel. Ehk siis, kui istusite kõigepealt vasaku tribüüni ääres, siis läksite kõige parempoolsema tribüüni äärde ja siis lõpetasite keskel. Ja näitlejad mängisid sama asja, sama etendust 3 korda. Nii, ja Raimu küsis teilt kevadel, et kui mängida igal õhtul etendust läbi 3 korda, et kui tüütu see tundub näitlejale ja siis ta ütles, et vastame sellele küsimusele sügisel, et praegu veel ei ole. Et ma küsin, et kuidas see nüüd siis oli? Ei läinud tüütuks, ei. See oli nii huvitav, sest esiteks valgus muutus, kõige ebamugavam ja kohmetum ja kõigile osapooltele, näitlejatele, publikule oli esimene vaatus. Sa tunned ära, et nad mõtlevad, mis asi see on. Ja meie teame, need on naljakohad. Teine vaatus, ma mängin täpselt sama repliigi, juba nad naeravad. Esimene vaatus, haudvaikus. Selles mõttes mitte midagi. Ja siis teine vaatus, eriti sügisel oli, meile 2 nädala jooksul valgus kukkus väga oluliselt. Sul tekib nagu see energiatõus, seal tuleb mingi, ja siis 3. vaatus oligi nagu selline pidu või see täiel pimedus, see kõige rohkem teatri moodi, et see oli nii erineva energiaga ja kogu aeg see nagu energia tõusis, et ei muutunud tüütuks. Ehkki küll on mõni hetk mõtted, seisad seal, masingu matus puu ümber mõtted, ma olen siin juba olnud, täna kindlasti olen olnud, aga kas see on teine kord või see on 3. Korraks need mõtted, aga jah, ma olen siin olnud, et see tõesti tõsi. Kas seda etendust mängitakse ka järgmisel hooajal veel? Me töö käib selles suhtes, palju sõltub siis sellest, mis saab kohalikest omavalitsusest, mis saab valimisest, mis saab rahast, mis saab Siuru ehitusest, aga meil on, ma tean teatris, et käivad ka mõtted alternatiivsed, näiteks seal Raadipark, et mõtteid on ja näitlejate nagu paluti mingisugune aeg broneerida, mitte teisi asju, aga selget vastust veel ei ole. Aga jah, potentsiaal on, me ise ka väga hea meelega tahaks veel ühe suve mängida. Mis on need järgmised projektid, millega te praegu tegelete teatris? Hetkel ma olen lavastaja. Koolis. Tartu Valdorf gümnaasiumis tuleb novembri alguses 11. klass Shakespeare'i, nad iga aasta Shakespeare'i mängivad. 11. klassis on Valdorf koolis hariduse osa. Ja mulle väga meeldib ja sel aastal esimest korda ma siis õpetan neid ise või viin seda projekti või seda draamaklassi läbi ja hetkel me siis töötame selle kallal 12 öö, komöödia, väga-väga tore on, väga põnev on noortega tööd teha. Ja siis pärast seda või siinsamas oktoobrikuus on selline väike teater Tartus nagu Tartu Linnateater, mis on ka sellise armastuse pealt tekkinud, Algis Astmäe on seda vedanud ja see ka täiesti võtab sellist algust on projektiteater ja üks suveprojekt ja teine suveprojekt ja keegi ikka ei ole veel kuulnud ja see on seal mänguasja muuseumis või kuskil te olite. Ja siis nüüd on täitsa oma maja, et siis selles oma majas ma mängin lavastust nimega Oh Jumal, mis või julgen ka täiesti soovitada, on selline intelligentne komöödia küll nagu võtmes Jumal väga suurtest küsimustest. Ühesõnaga, Jumal tuleb psühholoogi juurde, ütleb, et kõik on nagu halvasti, aga mis mina tegin?
ja siis ma olen psühholoog, Helgur, minu hea kolleeg, me kuidagi Helguriga hästi klapime, Helgur Rosenthal on jumal, et seda võib täitsa vaadata ja ta on selline arukatele inimestele, seal on palju piiblitsitaate, me mängisime Rakveres seda ühes koguduses ja siis, kui jumal tuleb sisse ja psühholoog küsib ta käest, et mis teie nimi on ja ta vastab, et olen see, kes olen, siis no, koguduse inimesed juba kõik muhelesid. Et kõik, sest nende jaoks on see kohe otsene tsitaat ära tuntav. Et kes nii ei ole piibliga kursis, neile nii tuntav ei ole, aga seal oli tunda kohe, et inimesed olid kohe, aha, ja muidugi. Ma olen see, kes olen. Ja siis detsembri lõpus sealsamas Linnateatris ma mängin Veiko Tääri ja Rein Pakuga komöödiat, armastuse ankeet. See on selline täiskasvanute komöödia, ka täitsa sümpaatne lugu. Et täitsa tööd on, see on väga tore. See lavastajatöö ei ole teil nüüd päris esimene kord, et te lavastasite Karlova teatrikoolile ka ühe etenduse. See oli Buratino, mille eest teile anti ka aasta hariduse sõbra tiitel, et äkki räägite sellest ka? Ma olen laureaat alles, see alles tuleb see gala. See tuleb, hoiame püüalt siis. Jaa, need Karlova kooli noored, 8. klassi noored, 15 aastast saate aru. No seal on küll väike nüanss selle asja juures, üks neist tüdrukud, tänapäeval ma ütlen tüdrukud, see uus põlvkond naisi, see on rabav. Aga kõige paremal juhul on ka poisid tublid, halval juhul on see, kui tüdrukud on kõik, lähevad suure sammuga ees ja poisid kuidagi tött tulevad järgi, see ka ei ole päris õige. Mulle see koosminek on väga-väga tore. Ja tulid minu juurde, ütlesid, et Maarja, et me tahaks lavastada seda Olav Ehala muusikali Buratinot ja Vanemuisesse tahaks minna ja sinna Estoniasse tahaks minna ja kas aitad meid. Ja mina istun, aga no ma olen juba siis 4 last sel hetkel, ma olen õppinud seda emade pokkeri nägu tegema, et ära mitte midagi välja näita. Ja mõtlesin, ei tõesti, Estonia, kuhu edasi? Ja muidugi, no tõesti, mõtlesin, kuidas, et aga siis nad rääkisid ja ma ütlesin, väga huvitav, just see ema, see spetsiifiline emade, see või nii, no mõtleme, et ära kohe ei ütle, sest sa võid häid asju maha, ära kohe maha suruma hakka, aga kohe ei saanud jaaga öelda. Aga siis nad kuidagi veensid mind ja siis ma ütlesin, hästi, et Vanemuisest ma ei tea ja kui meil teeme ise, seal on raha, et see Vanemuise lava ära täita, selleks on vaja energiat, raha, kõike, et juba kujundus peab nii hea olema, aga uus teater, kui neil on aega ja ruumi meie jaoks, et siis seda ma kujutan ette, seda black boxi ma suudan ära kujundada ja ma usun sellest, et me saame. Ja me tegimegi seda, nad tõesti olid tublid, see on see muusikakallakuga kool, muusikaklassi lapsed, ise mängisid, siis muidugi ma aitasin neid ja panin selle kõik kokku ja ilma täiskasvanuta see ei oleks lõpuni jõudnud, et see on selge, 15 aastad jäävad ikkagi poolel teele, seal on nii palju detaile, piletimüügist alates, autoriõigused, Olav Ehalaga suhtlemine, kõik nii edasi. Aga me kutsusime nad esikale, päris esimese Buratino omad ka, siis oli siis Ehala ise, Volkonski, Vana Karabas Barabas, siis Andres Ots, esimene Artemon ja muidugi Lauri Neebel, Buratino ise. Et nemad tulid ja olid väga rõõmsad, ütlesid, tore on ja noored olid toredad. Ja niimoodi lastega, ma olen ikka tööd teinud ja teismelistega ja tasapisi, et mulle väga meeldib. Nad on väga toredad. Tõesti on väga huvitav on näha, kuidas sa sellest noorest inimesest, kes tuleb sul löntsat kuidagi. Eelmine kevad ma olin Narva Eesti gümnaasiumis ja siis ka, et valikaine, aga need olid ikkagi lapsed, kes käisid ise ka teatriringis. Ja suures osas on venekeelsed, aga seal on see põhimõte, seal koolis kogu õppetöö, kogu suhtlus eesti keeles ja nad saavad aru ja kõik on hästi, et me saime suheldud ilusti. Ja siis nad tulevad ja nad on täpselt need, täpselt sealt Faama, neil on mitte lõunakeskus, neil on Faama keskus, sellised täpselt niimoodi. Olivad ja siis on nagu nad on ja siis ma kuidagi, et see on ikkagi Shakespeare, ja mida te tahate siis, kas teeme, mis ma pakkusin, Vigased pruudid või Roome ja Julia, ikka Roomet ja Juliat. Ja siis ka üks Kristjan oli ja siis ta tuleb, tal on need, nad tänapäeval kannavad ju neid, iga kooliõpetajad teavad, neid plätasid. Minu mõttes see kohutav koolist, plätad ja dressid, hästi tulevad oma dressiga, lönts, ma ütlen, Kristjan, sa oled Mercutio, saad aru, kohe läheb kakluseks, sa ei saa anda plätadega lohistada. Et sellest nad said aru ja nad tegid lõpuks väga-väga toredasti, kuidagi see elu neile tuli sisse ja muidugi ütle poistele, kas mõõgad võtame, muidugi võtame. Ja mul see kooliharidus lavakunstikoolis anti nii palju, et ma sain kõik need olid meeles, 30 aastal lavaga võitlus oli üks mu lemmikuid ja siis nad kuidagi võtavad sind tõsiselt ja kuidagi
ma olin ka varsti 50-aastane naine, aga kuidagi me saime selle ühise keele ja siis nad väga, iga poiss tahab ikka lõpuks natuke muuga ka veelda. Et sellega, ja tüdrukud ka, kõik oli võrdselt, selles mõttes, et lõpuks stseenis Julia siiski vehelda ei saanud, aga osad tüdrukud mängisid poisse, ütlesid, et ma tahan poissi mängida, ma ei taha Juliat, ma ei taha mingit Juliat, mõtlesin, sobib. Ja siis nad olid väga vaprad ja väga ilusti. Et see mul tõesti meeldib, see nendega nagu ülesleidmine, et kus see tema konks on, kõigiga ei leiagi, aga ikka päris vahel ikka leiad ja see on väga tore. See on tõesti väga palju annab tagasi või ma olen sellesse nagu küpsenud nüüd sellesse ikka, et sul on huvitav ja õpetaja töö on lihtsalt nii tohutult huvitav. Ja tegelikult ma olen ikkagi alustaja noore õpetaja jaoks ma olen ju vana, ma ei ole 20-ndates selles mõttes. Aga ma olen muidugi aastate kaupa ikka aeg-ajalt jälle küsitakse, et seda palju küsitakse, et tule meile õpetama. Aga see on vahepeal nii raske olnud, ma ei tahtnud seda teha. Ise õpetajate laps, ma lubasin, et õpetajaks kunagi ei hakka. See on üks asi, mida ma seda tõesti ei tee, sest ma nägin seda nii palju. Kõik teavad seda, kui sa oled väga ühe teema sees, siis sa tahaks nagu midagi muud kui sinu vanemad. Aga nüüd me siis õega mõlemad, tema on ülikoolis ja mõlemad õpetame. Väga suure rõõmuga. Kas teater ja näidendid võiks olla see, kuidas tuua noori kirjanduse ja raamatuteni, et kui me siin mõtleme just noorte peale, tihti kurdetakse, et lapsed loevad palju, aga siis mingi hetk pärast seda teismeeas selle lugemus langeb, et võib-olla teater on see, kuidas neid tõmmata selle kirjanduse poole ka. Ja kindlasti. Ja kindlasti. Neile endale meeldib ja üldse ma arvan, et see, ja väga paljud on muga nõus, kes õpetavad või ka on praegu lapsevanemad, et see nutimaailm, see virtuaalmaailm, see on nii tugev ja sellest välja saamiseks on teater väga hea variant, sest et ta on teisipidi sama tugev, sa pead sealt täiesti ära panema ja sealt täiesti kohal, et draamaõppe võiks, või selleks on muidu vaja ettevalmistust ja häid õpetajaid ja näitlejad ise võiks, ega kõik näitlejad ei ole head draamaõpetajad, sest need on ikkagi nii päris spetsiifiline asi ja see pead olema juba päris isetu. Su näitleja ego ei tohi enam olla suur. See pead olema, õpetaja amet on ikka selline nagu emaamet, nagu see isetus on, see on väga oluline komponent selle asja juures, aga see on väga võimas, ma tõesti arvan. Ja ma usun, et seda tuleb ka, sest sa kogu aeg suhtled, sa kogu aeg analüüsid, sa leiad, et siin on see, miks tema niimoodi ütleb, ta ütleb niimoodi. Ja see vahetu suhtlus ja nad ärkavad üles, sest vaata, nad on uinuvad olekus väga palju. Ärkavad ainult oma nende gadget, ma tahan öelda, mul on seadmete taga. Just, ja siis aga siis nad ärkavad päriselt üles ja see on väga äge, see on väga võimas, et ma näen sellest väga suur potentsiaali, ma arvan üldse sellest tuleviku haridussüsteemis või kuhu suunduda nende seadmete ja kõigi see virtuaali juurest on just teater, see kohaloluteater on väga võimas vahend. Räägime nüüd veel natukene ka nendest küsimustest, mis ma ennem tegelikult ette saatsin, et mis raamat teid ennast kõige rohkem elus on mõjutanud? See ei saa olla kindlasti üks. Seesama üksildust on kindlasti, aga et sellist ühte ei ole, see on täitsa kindel. Ja neid, mis on palju, on veel, kui veel nimetada, et muidugi see meie põlvkonna, kes luges kõik läbi, mis ilmus. Mõtle, mis ma võin öelda, mis oli viimane, mida ma lugesin, mis väga mõjus, oli Šostakovitši Tunnistus. Ka see haagib selle ajaga, see ei ole eriti tuntud raamat, Šostakovitši memuaarid, mis anti välja 10 aastat peale või pärast tema surma ja Läänes, see käsikiri toimetati Läände, see lihtsalt, midagi ei ole teha, see sõda paneb meid tegelema, et miks see Venemaa ja Venes on sellised, nagu nad on. See lihtsalt, ma hea meelega ei tegeleks sellega üldse, aga ma pean kuidagi püüdma sest aru saada, sest muidu tekib selline dissonants minu ja maailma vahel, ma pean kuidagi seda enda jaoks arusaadavaks tegema. Ja ma olen päris palju lugenud siis just täpselt Venemaa, Ukraina ajaloo, siis mis nad mõtlevad, mis nad ise räägivad. Ja siis see Šostakovitš oli väga, täpselt ta räägib sellest samast ajast, aga muidugi Stalini aeg on nagu kordades hullem veel. Ja selles mõttes teeb see mind ikkagi kurvaks. Ja kui me oleme seal pargis ja on Betty Alveri see laul, kõik mu aegade aarded on hallid, siis Šostakovitši raamat lõpeb nende sõnadega ja ta oli üks suurimaid, 20. sajandi suurimaid heliloojaid, vapustav helilooja. See muusika, mis ta lõi, tuli ju tema seest ja ta ütleb, et kõik on hall. Et kõik on halliks tehtud, mul on ainult hall. Ilmselt ta kannataski selle trauma, kõik see Stalin ja üldse
pidevas surmahirmus elamine, Stalini üleelamine, et see jättiski talle oma jälje ja see haagib mu jaoks selle petiga, et kuidas sellel õudsel totalitaarsel süsteemil, mis juhtus, on see, et ta oma kõige säravamad loojad ise kogesid oma elu hallina, et kogu nende, et see on tõesti see on nagu kurb. Aga samal ajal tõesti huvitav, see oli väga-väga huvitav, seda just lugesin. Ja siis ma loen praegu Shakespeare'i kohta, see on siis konkreetselt selle tööga seotud. Aga mis ma mõtlen, Vadi on mul kaasaegsetest väga, Vadi ja siis muidugi ikka, Kivirähk, mees, kes teadis ussisõdu, see ikka ka, see üks mu lemmikutest, Rehepapp vähem, aga just see mees, kes teadis ussisõnu. See on, kuidagi maailm on hästi lahti minu jaoks praegu. Sõda, tulid Ukraina põgenikud, siis on ma kuidagi suhtlen inimestega pärast, ma olen üldse häbelik on, Tartusse hästi juhtub, sa kuidagi oled oma ringis sees, aga vaat see sõda kuidagi lõi hästi nagu liikuma. Ja mu kolleegid ütlesid ka, et issand Maarja, et sa võtad toru, sul on inglise keel, siis on sul saksa keel, siis on sul vene keel, et kuidas kes need inimesed on? Ma ütlen, see on Nastja, ta on põgenik, see on ukrainlanna, ta on ka inglane, siis on see minu saksa sõbranna, et kuidagi neid on palju, nüüd ma kaotasin mõtte, teil on ka ära. See oli raamatutesse tahtsin välja jõuda. Kaduski ära. Aga et mul oli mingi mõte ka, aga näed, läks kaduma. Ei läinud. Ei tule praegu tagasi. Aga et võib-olla siis sellega, et see, mida ma loen, on ka hästi seinast seina. Et ongi, täpselt loen Šostakovitšit, siis järgmiseks on Kivirähk ise. Jõudis tagasi mõtte Kivireha juurest. See Kivireha mees, kes teadis ussisõnu, kui Eestisse tulevad noored välismaalased, ükskõik mida tegema, vaat siis see on see raamat, mis on nagu nende sootsiumis see Eesti tutvustav, eestlast tutvustav raamat. Vaat see rabas mind. See on seal selles aparaaditehases raamatupoes müügil, ühe Poola tüdrukuga, ühe Prantsuse tüdrukuga ja sakslanna ja kõik ühel oli pooleli, üks oli lugenud ja teine läks, ma lähen nüüd täna ostma. Et kuidagi, kui nad tulevad, kuskilt see, et eestlastest aru saada, on mees, kes teadis ussisõnu ja mina mõtlen, et ma lugesin, kui see ilmus, peaks üle lugema selle pilguga, et huvitav, kui ma oleksin 20-30 pluss välismaalen, tulen siia ja siis öeldakse, et see on nagu eestlaste see tuum selles raamatus peidus, kindlasti on ju, aga et mis mulje see meist jätab? Mis mulje see meist jätab, jah, mõtlesin täitsa huviga, peaks üle lugema, aga midagi selles on, ma olen täiesti nõus, et mitte Tammsaare on juba, üks mu hea uus tuttav sellest suvest on saksa kirjanik. Vaat siis tema oli Tammsaares kõigest kuulnud ja kuidagi, aga jah, see ussisõnad kuidagi on selle põlvkonna eestlaste see visiitkaart on praegu see, vaat seda ma sain teada. Ja, aga neil meeldib, tohutult meeldib. Issand, see Poola tüdruk, see oli nii äge. Teate, mis, ma ei tea, kas on väike nagu nalja vormis, aga ta ütles, et eestlased talle väga meeldivad. Ta ütles, et ta tahakski siia jääda Poola, et see on nii katoliiklik, et on kuidagi nii kinni ja see on raske. Ta ütles, ainuke asi, mis mul siin Eestis raske on, keegi ei saa minu piibli teemalistest naljadest aru. Siis mõtlesin, tõesti, et ma teen nalja, Poolas oleks naljakas ja siis Eestis, siis mõtlesin, jah, tead, et see tõesti on tõsi, et piibel, see on see, mis nagu nõukogude aeg ateism, see tõesti tegi ära selle, et jah. See enam ei naljakas ei ole. Aga muidu ta oli väga rahul. Teil on ka Ukraina noored, kellega te töötate lavateatris. Et kas see on selline nagu pikaajaline projekt või kuidas see on? Kuidas sellega on? Ta oli pikaajaline või ta algas 22 juba sügis või 23 kindlasti, äkki 22 aasta sügisel. Aga nad on ise, noored on muutunud, kes mul on, osad on jäänud Tartusse. See kogukond, nii palju kui ma näen, on üsna liikuv ja sõda, see kõik on väga raske, ega seal midagi. Nad on rabedad, nad otsivad oma kohta, siis nad tulevad, ühesõnaga see kõik sai alguse, mul on väga hea, ongi hea sõber, ukrainlanna, Julia on ta nimi, kuna ta ise on inglise filoloog, siis kuna ta räägib inglise keelt, siis ma sain kõige paremini temaga kontakti, ma saan tõesti rääkida. Minu vene keel, mis oli 9 klassi tasemel, oli enam-vähem, Japa-Idu on ju, Damoi oli enam-vähem, siis nüüd ma räägin ikka juba vestlen nendega, kes on mu head sõbrad veel, aga vähegi ikkagi, päris asjades ma saan rääkida rohkem Juliaga siis läbi inglise keele. Julia ütles mulle, kuule Maarja, sa oled näitleja, et teeme draamaringi. Tegimegi. Ja alguses me olime väga menukad. Et otsis kuidagi oma kohti ja vanemad panid, aga ja meie tuum on selles, et hoida selle Ukraina
draamaringis seda Ukrainat. Ja lapsed, kes on, ütleme, Ukraina haridussüsteemist lahti, et neile tutvustada Ukraina autoreid, Lesia Ukrainka ise, Ukraina muinasjutud, Gogoli esimesed, varane Gogol, kes on puhas Ukraina. Aga kuidagi, kuidas ma ütlen, seda vanemate huvi ja toetust, alguses oli ka see keeruline, ühesõnaga kuidagi vajusid ära erinevatel põhjustel. Meil on nagu oma kohta, oma ruumid on liiga palju, siis on nende see, enne kui ma aru sain, kuidas Ukraina lapsi peab nagu õpetama, siis olid osad lapsed juba täiesti kadunud, sest nendega üldiselt on ikkagi vana vene kool, ainult jõuga. See on ikka nagu, nende koolis ikkagi õpetaja on diktaator ja mina olin nagu kaasaegne demokraatlik, null austust, null, uvajajat, совсем uvajajat, saad aru. Ja mul läks täiega aega ja siis on mõnes mõttes, siis on juba hilja, kui sa ennast hiljem kehtestad, siis, aga mõned on meil ikkagi jäänud ja nüüd on meil paar last, üks laps, kelle ema on tõesti väga tänulik, ta tütar kokutab ja kui ta laval, siis ta ei kokuta. Ja siis me niimoodi tasakesi jätkan, praegu 4-5 last ainult. Aga siis jah, ikka see sama Ukraina. Neid laulame Ukraina koljaadasid, kui on jõuluaeg ja siis on Vertep on nendel selline jõulusõim, see on ikka katoliikliku, et seda Ukrainat siis hoida ja mõnedel on see raske, nad on just põgenikud on eelkõige ida poolt, nad on venekeelsed. Miks me peame seda Ukraina keeles tegema? Miks me peame neid Ukraina materjali tegema? Teeks neid Disney multikaid, et lavastaks midagi ägedat, teeks midagi ägedat ja siis ma mõtlesin, et Disney multikad vene keeles, et võib-olla küll, kui te tahate, aga mul ei ole, see ei ole see, mul ei ole aega, mul tõesti ei ole, mul on elu nii tihe, kui ma kõik oma laupäevad ka sellele annan, et siis üks rühm mul nagu mõtlesin tõesti, et see lihtsalt ei ole minu teema, aga me tegime üks aasta jõuludel, tegime Dickensi jõululugu, see Christmas Carol, niimoodi, et see on siis ukraina keeles ja ma panin sinna Ukraina laulud ja ma olen mõned näidendid kirjutanud või kohandanud Ukraina klassikat nii ilusasti Juliaga, et minu suur on selline, kuule Julia, anname selle välisraamatut nagu välja selle, ongi näidendeid kooli eale, et nad on kohandatud ja see näiteks see sama Dickens, ma tegin ta nii Ukraina päraseks, see on Ukraina laulud ja nad ütlesid ka, et osasid jõulul nad teavad, et seal on laulud on väga olulised seal, et siis on see unistus mul. Nägin oma head sõpra, minu klassiõdet Tartust, istusime siin 15. koolis, kõik teavad Anne Linn. See koolimaja oli juba siis vana, 30 aastat on möödas, ta ei ole eriti remonditud, seest küll, väljast mitte. Ja me olime pinginaabrid. Tema unistus oli saada endale mustanahaline laps, tal oli ukse peal, tal oli UNICEF-i plakat, seal oli väike neegripoiss. Mina tahtsin saada näitlejaks. Sellised unistused olid meil ja nii läks. Tal on 3 väga ilusat mustanahalist last Cameroni mehega. Ta läkski Euroopasse, sest kogu aeg tema teadis, tema ei taha Eesti meest, ta tahab endale mustanahalist. Nüüd ta elabki Etioopias. Ja siis ta oli suvel siin käimas ja siis me räägime aeg-ajalt ja siis ma ütlen, teatritöös on kõik tore ja ikka mulle meeldib. Aga ma lähen tõsiselt põlema, ütlesin, et kuule Kristiina, tegelikult ma lähen põlema alles siis. Mul üks suur unistus on, ma tahaksin lausa reformida, aga anda uut impulssi Ukraina haridussüsteemile. Siis ta naeris, et see töö, mis me oleme siin Tartus teinud ja see on nagu ei ole eriti tõenäoline, aga mul Ukraina haridussüsteemis ei ole draamaõpetust, üldse ei ole. Küsin Julia käest, ütleb, õpetajad, nad on nii alamakstud, annavad oma tunni ära, see on selline, et ta ütleb, et see on selline, nagu meie vana aeg, nagu mõnes mõttes halvas mõttes 90-ndad. Oli ka paremad, on kindlasti erinevad koolid, aga et kui Ukrainasse viia see mõte, ma ei tea veel kuidas, aga see on mu unistus tõesti, et kirjutada neile näideid, et meil on juba olemas materjal, raamat, eks ole ilmunud, et seda Ukrainat ennast nendele üsnagi juurtetule lastele, kes on siis sellises sõda, nad on väga tugevasti ka Ukraina lapsed vaatavad väga palju venekeelset sotsiaalmeediat. Nad vaatavad ka ukrainakeelset, aga see vene, üks ema ütles mulle, ta ütles oma pojale, Maksim, et kas sa saad aru, et see video, mida su vene sõber sulle näitab, see ägedatest rakettidest, mis lendavad laheda muusikasaatel, see pommitab meie kodulinna. Nad ei saa sest aru, nad satuvad siin sama Annelina poistega ja see on nagu, minu jaoks on see nagu tõesti jube. Aga need emad ja teevad, mis nad saavad, aga lapsed ju valivad omad sõbrad, omad ised, et nad otsapidi siin Eestis, nad lähevad Ruski Mirri sisse ja Ukrainas nad ei läheks ja neil ei ole midagi teha, tal ei ole kuhugi tagasi minna praegu. Et see, et Eestis on nii palju venelasi, Tallinn on minu ukrainlaste jaoks täielikult, kuidas see võimalik on, mis mõttes teil on Tallinn, kuidas seal saab nii palju venelasi olla, neile öeldakse halvasti,
et nad on nagu, ma ütlen, mul on eestlasena ka raske Tallinnas käia, ma käin oma sõpradele, et see on, aga et kuidas see saab üldse olla, nad ei oska seda oodata, et seda on siin nii palju, aga noh, siis ma räägin, samamoodi okupatsioon, kõik nii edasi. Ühesõnaga, neile Ukraina lastele, mul on see oma, et nagu neile anda, et teil on lugu, teil on kultuur, teil on lood, teil on muinasjutud, vapustavad muinasjutud, väga vanad, eelkristlikud, paganlikud lood, mis kohati tekitab lastevanemates probleeme, nad on väga usklikud, ütlevad, siin on nagu sinu kurat tuleb siin esile, kuidas te saate kurati lavale panna, jõululugudes on igal pool kurat. Et seal on nagu väga huvitavad asjad on, et kuidagi siis seda niimoodi pehmelt ja armastuse ja sellega näidata, kui rikas on teie oma pärand, vaat see tõesti köidab mind, vaat see on siis, kus saaks seda kuidagi ühel päeval, aga samas me näeme, et võib-olla ühel päeval te näete, et ma olen seal Ukraina, et ei üllatuks, et Maarja Jakobson, haridusnõunik või peaks mingi projekti Ukrainasse tegema, siis sellest ma tõesti unistan, kui unistusi küsida, siis. Et see on nüüd see raamat, mis te välja anda tahaksid. Jah, just. Aga on mõni raamat, mis juba on ilmunud või midagi, mis te olete kirjutanud? Oi, ma ise kirjutanud ei ole, aga ma tahaks veel ühe raamatu kirjutada. Ja selle ma tahaks kirjutada, ja see sai alguse samamoodi, Eesti raamat 500, kus on lasteraamat selle kohta, aga ma olen see ettepanek kirjastajal tegemata ja mul hetkel ei ole aega ka, kuidas esimene Eesti raamat, ma läksin lastele teatrit tegema, väike nukuteater ja Narva last, just samamoodi vene lapsed Narvas. Ja siis ma mõtlesin, Eesti raamat 500, ma räägin neile üldse, mis see tähendab Eesti raamat. Ja hakkan lugema selle kohta, see on täielik põnevuslugu ju, kuidas see esimene raamat ära kadus. Siis nad olid ju tõlgitud eesti keelde, siis nad peideti ju sinna tünnidesse. Küsin lapse käest, aga miks tünni? Mis te arvate, et taheti laevaga Tallinnasse saata sealt Rostokist või kuskilt, miks tünni? Siis nad mõtlevad, kuule, aga tünniga sai ju veeretada neid laeva. Ma ütlesin just, et vanasti, et see oli tünni, siis nad saadi sealt kätte, siis nad põletati ikkagi lõpuks ära. See on nii hea lugu, et selle saaks laste raamatuna ära kirjutada, välja anda ja võib-olla veel jõuaks, on ju. Aga et ei ole märtsikuuni meil kestab, on ju. Et siis see oli jaanuaris, ma mõtlesin, ma kirjutan, ma ei tea, Petroonele või äkki keegi tahaks välja anda. Ja siis on mul kogu nii palju tööd olnud, on ju. Ma ei ole jõudnud. Vaat selle tahaks ka välja anda. Jah, et 2 raamatut on nagu, et siis Ukraina näidendid ja siis see Eesti raamat 500. Et plaane on. Võtsite siia kaasa nüüd ühe raamatu veel, ja mis on mulle oluline, mille väljaandmise juures ma ka olin. Ja see on luuleraamat. Kui ma ütlesin, mu vanemad on õpetajad, siis mitte ainult. Isa on mul eluaeg luuletanud. Ja kuidagi nende isa luuletustega ma kasvasin nagu tõesti, kasvasime üles, sest ta kirjutas, ta ei kirjuta lastele luulet. See on siin teil raamatukogus laenutus ka kindlasti, mis ma mõtlesin, ma võib-olla lõpetuseks loen. Ja seda ma aitasin tõesti siis välja anda. Et siin on siis isa luuletused 4-50 aastat. Ei ole öeldud, millal on kirjutatud. See, mis on siin taga, on kirjutatud, ta on praegu sai 80 sel suvel, ta oli 20+ ja see on siin kirjutatud, see on ilmunud. Siin oli toimetaja, aga et kuidas ma siis ütlen, mina olin siis see, kes tegi neid suhtlesin siis kõikide osapoolte vahel, sest et toimetaja ei saanud nagu isast aru, ühesõnaga oli see tõlk kõikide osapoolte vahel, et see lõpuks kõik et see kõik lõpuks teoks sai, et see on mulle samamoodi nagu minu oma laps. Et siin on, ma loen selle luuletuse. Ei, seda ei ole siin, see ei tulnud siia sisse. Me tahaksime, me anname võib-olla veel ühe välja, sest tal on veel neid. Ma loen selle isa luuletuse ja ühesõnaga, kui ma läksin lavakunstikooli, siis ma lugesin ühe isa luuletuse. Ja hiljem siis ütlesid õppejõud ja Tiit Ojas, mu kursuse vend, et kui ma tulin lavale, ütlesin, et see on mu isa kirjutatud, selleks puhuks, kui ma ülikooli läksin, siis nad olid natuke skeptilised, et seal tuleb mingi külaautor ja blablabla. Ja siis ma lugesin, ma võin seda lugeda, see on mul siiamaani peas, Kristjan Jaak Petersonist lugesin luuletuse, mille isa oli kirjutanud. See on talle kuidagi oluline, see Kristjan Jaak ja mina ja siis ma tundsin, mäletan tookord, ma olin mustas saalis, lavakunstikooli sisse astumine, Ingo Normet, mu õpetaja istus minu ees ja siis ma tundsin, et midagi juhtus. Kõik jäi kuulama. Et see tunne, ma mäletan, ma sain aru, et nüüd vist midagi juhtus. Ja et sellepärast oli see luuletus oluline. Ja ma loen siis selle. See luuletus on selline. Seal Toomemäel seisab üks tokiga poiss. Ta astuma hakkab riiga. Kui kinni saaks võtta tema käest, koos minna sinna liina.
me tee läheks läbi kõrtside, mõne madala kirikla, kestab nädalaid hullutav reid, me söögiks sibul ja leib, nooruse kääriv vein. Nii vabad oleme veel, me räägime kreeka keelt, täis õhulosse on me meel ja purjus õllest ja antiigist. Täitsa luuletus on ju. Täitsa jah, sellega seoses. Mu isa, üks projekt on mul veel tegemas, seda tahab Marja Unti saada. Mu isa on kirjutanud luuletuse suudlevatest tudengitest. Ja siis see idee ka, kui me siin oleme teiega, siis võib-olla te ütlete mulle, mine räägi temaga. Ma olen mõelnud mitu korda, ma lähen sinna kirjandusmajja, ma lubasin isal, ma võtan selle enda peale. Et isa tegi sellise mõtte või käis välja sellise mõtte, et kuultataks välja võistlus. Kirjutada suudlevatest tudengitest luuletusi, panna rahva hääletusele ja siis pronkstahvlitega panna need sinna purskkaevu äärde. Et seal oleks need luuletused seal, et need oleksid niimoodi tahvlite peal. Minust on see imetore mõte. See võiks mõne Prima Vista raames saada ka ära tehtud. Isal endal on ka, kuidas, see mul ei ole peas ja ma arvan, siin see ei ole, vist siin raamatus ei ole, aga ka kuidas jahutab purskkaev teie suudlusi ja kuidas ma natuke kade olen teie peale. Ja ühesõnaga, see on väga ilus luuletus. Et võt see on ka siis selline projekt, mis oleks ju tore minu meelest, oleks ju. Et siis, kui sa lähed sinna, siis mõtled, täna loen selle või ikka on sõnad ju inimesi või nüüd need sõnad kõnelevad minuga, nagu ikka avalikud tekstid väga erinevates hetkesed ajavad või kõnetavad. Minu isa, no see on veel täitsa teine lugu ja see ei pea, ühesõnaga ta kasvas lastekodus ja kui sa oled laps ja sul on isa, kes on kasvanud lastekodus ja võtad seda, isa oli orb. Kui sa saad suureks, siis sa hakkad sellega tegelema. Kui sa sünnitad esimese lapse, siis mind tabas nagu välguna arusaam, et minu vanaema pidi ja ta jättis ta 1 või 2 kuusena sünnitusmajja. Minu vanaema tegi seda. Naine, kelle järgi ma ka nime sain, ta oli ka Maarja, kelle moodi ma olevat väga, ma ei ole kunagi näinud. Ja siis ma tegelesin aastaid selle teemaga, kuidas saab olla, et naine jätab oma lapse maha. Ja mitte 1, vaid 3. Ta oli 3 last ja ta jättis need kõik sünnitusmajja. Ja ta kasvas lastekodudes, aga mu isa ütleb, mul oli väga õnnelik lapsepõlv. Et kuidagi ta sattus heade inimeste juurde. Kui ma nüüd kuulan teda, see päris lõpuni tõde muidugi ei ole, aga kui ta ise ütleb, et tal läks hästi, sõjajärgne aeg, tegelikult orbe oli rohkem ja need tädisid, kes siis võtsid või kuidagi hoidsid neid lapsi. Ma usun, seda armastust oli rohkem, sest kõik olid orvud. Sõda oli läbi, see lein oli üleüldine. Ma usun, sellist jagamist oli nagu rohkem. Aga siin on üks luuletus, mille isa on kirjutanud mälestusena Meeri koolist. Kuidas ta mäletab, kuidas akna taga olid leevikesed ja ma loen selle ette, see on nii tore. Ja pealkiri ongi midagi helget oma kooliajast. Ja siis see kooliaeg on siis, isa on sündinud 45, ta sündis juulis 45, sõda lõppes mais. Siinsamas Tartus Toomel Varemetes linnas, ma kuidagi olen hiljem aru saanud, et siinsamas Toomel, mina sündisin siin, minu esimene poeg on sündinud siinsamas Toomel, et kuidagi see seos. Aga selline, maakool Meeri on Nõo lähedal. Lapsed laulavad aktuse saalis, leevikesed elupool. Nende vahel on aken klaasist, külm veebruari tuul. Keelab õpetaja vaatamast elupuudel leevikesi, korda mööda igat last, lauluviis võib minna segi. Ei lakka lapsed vaatamast elupuudel leevikesi, väsi õpetaja keelamast nende silmi ja kaelakesi. Ma arvan, et täitsa hea luuletaja see minu isa. Võib julgelt vaadata. Lembit Jakobson. Meil oli nüüd juttu sellest raamatuaastat. Kas teil on eelmine raamatuaasta ka meeles aastal 2000? Ei ole. Sel aastal ma õpetasin lavakunstikooli, kõik muud asjad olid palju tähtsamad. Sügisel ma sõitsin Berliini, suurde linna, tol aasta sügisel tegin veel tõlketööd, olin ühe saksa lavastaja tõlkija Linnateatris. Mul oli tohutult põnev ja väga-väga raamatuaastast mitte midagi. Ma isegi praegu tuli mul üllatusena, et see oli vabandust. Aga nii ta on nende 22 aastastega. Mul endal ka väga selgelt see meeles ei ole, et ma olin veel natuke noorem, aga mitte palju. Ma
küsin veel mõned sellised küsimused, mida me oleme siin eelnevalt ka küsinud, et paber või e-raamat? Paber. Ei, ma ei loe mitte ühtegi e-raamatut. Ma ei ole kunagi lugenud ka ühtegi. Ei, ma ei kuidas ma seda e-raamatut loen. ma alles õppisin see Messengeri kasutamas. Kui me saadetakse, ma olen nii hädas kõige sellega. Ma pean neid tegema, aga ei meeldi. Ei, kui saaks kuidagi ilma. Minu meelest on see lihtsam ka. Paber, leping, allkiri, digipaber, digileping, me saadame tagasi, ühtlustame kõike, issand jumal. Minu meelest ma hakkan jõudma selle koha peale, olid vanad meetodid kohati, aga ma saan aru, arhiveerimise mõttes on tegelikult see, jah, digi on lihtsam. Digi on lihtsam, aga samas see tunnet võib-olla raamatust ei saa päris niimoodi kätte, seda emotsiooni, et mis on see raamat, mis te nagu sageli kätte võtate või et kui tuleb selline tunne, et okei, nüüd on üks puhkehetk, nüüd võtan selle endale toetuseks? Ei ole ka ammu enam. Ma ütlen sellest saadik ja ma ütlen, see on 17 saab mu poeg, kui ma lapsed sain kuidagi täiesti, nad läksid, sest et see oli see, ma tahan lugeda, siis ma tahan sinna maailma sisse minna, aga kõik naised siin teavad, kui sa oled ema, põhiliselt on see, sa pead sättima oma vaimu selleks, et sind kogu aeg katkestatakse. Et sa kogu aeg oled, ja nüüd ma olen täiesti, ma päris hästi valdan seda, teen ühte tööd, panin pesu, tuli katkestus selge ja ma olen võimeline täiesti tagasi tulema, jätkama sama koha pealt, lusikas jäi siia, kus ma olin siin, raamat siit lahti, et sellest saadik mul ei ole, jah. Et need, mis hetkel või kuidagi jõuavad, siis ma neid loen, aga sellist ühte ei ole, aga ma ütlen, et lasteraamatud ongi. Võib-olla ongi praegu muumid siis kõige rohkem, et need on, jah. Muumid on väga-väga toredad. Muumid, ma pidasin neid lasteraamatuteks, aga just ka nüüd, kui see sõda oli, võimendas ka üles, see Tove Janssoni, see on täiesti omaette koolkond, kes analüüsib neid, nad ei ole lasteraamatud. Ta on pannud sinna kirja, nad on neurootilised. Need multifilmid on palju-palju lihtsamad. Siin on väga palju neuroosi, lahkumist, üksi jäämist, näiteks muumidel oli igatsus oma nuuskmõmmiku järgi. Siin on nii palju kihte ja siis ma sain teada ka, et see sõjakiht, see on sabatähes, pärast seda ma vaatan täiesti teise või loen täitsa teise tundega, et muumid on väga sügav, no nagu samamoodi puhki, et seal on ju miks ta on nii ajatu, miks ta on täiskasvanu, on lõputult ka põnev, no eeseliiah, no taevane arm, mida vanemaks saad vaata tõesti eeslid ja ongi, ei no ma ei hakka midagi ütlema, aga just, et Õnne tänava proua Alma, et kõik see, ühesõnaga, need tüübid on nii elusad ja siis mida kauem elad, seda põnevamaks läheb. Jaa, ma mõtlen, et anname nüüd võimaluse küsimusteks publikule, et kas on küsimusi? On keegi, kes tahaks midagi küsida? Nii, annan Evel sinna taha. Mul oleks üks uudishimu küsimus, et jutt oli lasteraamatutest ja Epp-Petrone nime on ka mainitud. Aga kuidas on tema lasteraamatutega lugu, kas need ei meeldi ja Anna ja kõik igasugust hammaste ja... Mis on ikka, kui on vahel, aga et meie lugesime ka neid. Neid hästi palju. Ma mõtlen, et mul 6-aastane praegult, et kuidagi... Väga hea, ma võtan selle vihje ja lähen, et ole mõlem, siis ma ikkagi ostan, kui ma siis Eesti lasteraamatu autor, siis ma muidugi ostan. Et jaa, ma mõtlen niimoodi sellest... Mitte nii suurelt, et ma saaksin ütelda, meil pikalt lugesime, aga et ette lugemiseks nendel õhtutel, see on see asi, nad on lühikesed üsnagi, nad saavad ruttu läbi ja siis on juba järgmine, et see on see Eesti praegu lasteraamatut, ma ostan raamatu, siis maksab seal 20 euro ringis ja ta on ühe õhtuga mul läbi. Et selles mõttes on ju suhteliselt õhuksed ja need üsna lood on ju, ei ole nii väga pikad ja need maailmad, mis nad ehitavad ja et siis selles järjepidevusel ja suurel lool on veel oma need, aga on, jah, on kahjuks küll näpu otsaga. Nii, veel küsimusi. Millist paikadega Eestis peale Tartude veel seotud olete? Pärnu, see on minu vanaema, lapsena käisime alati Pärnus, et ise elasime maal ja suveks läksime siis linna, meil oli linna vanaema, aga Pärnu on Pärnu, et seal on siis see mereäär ja kuidagi see Saaremaa on selline täiskasvanu hea armastus, sest sinna ei saanud, kui me olime ju nõukogude ajal kinni. Ma olin üle 20, kui ma esimest korda Saaremaale läksin. Aga Tallinn ei saanudki mulle omaseks. Ma ei ole kuidagi see mereääre linn, ta on ikkagi ei. Ma õppisin ja olen seal elanud, aga ei ole omaseks saanud, jah. Jah, Pärnu on teine Tartu, Pärnu, Viljandi meeldib ka väga Saaremaa, ikka see kuidagi sellest
sellest, mis see joon on selle Pärnu, see Liivimaa ja Eestimaa vahel, kuidagi ikkagi siia poole. Ma olen ikkagi liivimaalane, ikka see lõuna mägieestlane, ikkagi nii selgelt. Otepääl ma käisin koolis, et kõik need, mis on Otepää ja Elva samamoodi. Nii, veel küsimusi? Põlva nüüd. Ega Eesti inimesed, lapsed ka tänapäeval küsivad natuke rohkem päris väikesed, aga suuremad ikka, ma ju ise ka ma olen päris palju tõlkinud kirjanikke siis ka, et vahel ikka küsitakse, aga üldiselt mitte nii väga. Aga ma ise ütlen ka seda, et ma olen ikkagi käinud inimestega kohtumas, ega ma räägin ka üpris palju. Ja olen üsna detailselt ja päris palju ära rääkinud, et nii, aga kui nüüd ei ole rohkem küsimusi, siis ma tänan teid kõiki tulemast. Mina ka, aitäh. Meie raamatukogu poolt üks väike kingitus ka. Aitäh. Üks märk. Aitäh. Ja nüüd infoks siis järgmiste kordade kohta, et järgmine raamatuaasta kohtumine on Mihkel Mutiga 22. oktoobril kell 6. 22. oktoober kell 6, natuke vähem kui kuu. Ja juba järgmisel nädalal, järgmisel kolmapäeval, 1. oktoobril, on meil siin ühe näituse avamine siin kõrval, kui te vaatate, on Eve Pormeistri koostatud näitus Eeva pargist, tema juubeli näitus, nii et ja tema luuleraamatu tutvustus ka. Ja 1. oktoobril kell 6 olete uuesti siia oodatud. Et tulge, kuulete, mis Eve räägib Eeva pargi kohta, aga samamoodi kuulete ka, mis Eeva park ise arvab. Ja siis tema uut luuleraamatut saate ka kuulda. Aitäh kõigile. Head õhtut!